No nii, Margus, me oleme jõudnud Kõrvemaale. Meie taga on 3 ägedat suurt rohelist laadijat. Midagi igale spordiharrastajale. Võib-olla sa räägid, mis auto laadimise ajal Kõrvemaal teha saab? Ei no rõõm on nüüd, et Enefiti laadijad on jõudnud ka Kõrvemaale. Et kui varem sai meie juures laadida siis oma vaimset akut, siis nüüd saad ka autoaku laadima panna. Ja rõõm on, et meil on nüüd siis teie abiga 3 erineva kiirusega laadijat. See tähendab seda, et kes soovib pikemalt metsa minna matkama, siis saab võtta endale aeglase laadija. Kes soovib teha kiire diskiringi või suusatiiru, siis võtab keskkiire laadija. Ja kes lihtsalt, kellel on kõht tühi ja kes igatseb meie Ojatalu majakooki ja porsisuppi, siis teeb kiire supi ja koogi ja kihutab edasi. Ojatalu Ohupiima koogile saan juba alla kirjutada. Kes tuleb siia, tahab laadida 2 akut korraga, oma elektriauto kui iseenda aku, aga ühest päevast ei piisa. Mis Kõrvemaal veel teha? Meil on 50 majutuskohta ja uusimad väga vinged, eksklusiivsed majutushooned, Kuuse elamusmajad ootavad, et seal saab nautida akendest panoraam, loodusvaateid, mõnusat sauna, nii et igal juhul tasub jääda pikemaks. Et esimene päev tuled, teed siin matkatiirud, järgmine päev lähed suusatad, mängid discgolfi. Ütle, talv on tulemas, mis inimest järgmisena Kõrvemaale toob? No eks see lumi ole ja väga head suusarajad, et meie Kõrvemaa suusarajad on ju kõigile teada-tuntud, eriti põhjaeestlastele, et eks me anname oma parima panuse, et suusarajad oleks siis ideaalses korras ja õnneks on meil ka kunstlume võimekus, et kui läheb külmaks ja ilma tahad valget olust ülevalt alla ei lase, siis laseme ise. Nii et igal juhul lumegarantii on ilmselt Kõrvemaal alati olemas. Terviseradasid on ju ägedaid teisigi. Enefit on neist populaarsematele oma elektriautode laadijaid planeerinud ja juba ka avanud. Ütle, millal sina viimati naabrite juures käisid sporti tegemas? Jah, tegelikult ma käisin liikumas eelmine nädal Lõuna-Eesti terviseradadel, et terviseradade võrgustik on üldiselt ikkagi väga hea liikumpanev jõud Eestis, eriti mis toimub nagu talvehooajal, et see kommunikatsioon ja eestvedamine, see on märkimisväärne, et terviserajad on väga tublid, toovad palju inimesi liikuma ja loodetavasti siis see äge koostöövõrgustik jätkub ka tulevikus. Jah, ma saan sama öelda, et inimesed, kes Eesti terviseradasid eest veavad, on ägedad, nagu sina siin selle koha ja keskuse eest vastutad. Seda on äge kõrvalt näha. Ma arvan, et siin on paslik kutsuda ka ülejäänud eestlasi sporti tegema. Noor või vana ilmselt leiame kõigile midagi. Absoluutselt, et ei pea alati sportima, et ka lihtsalt metsas liikumine on tervisele kasulik, nii et pigem kõik inimesed liikuma. No just, tulge terviseradadele.